Tere tulemast tagasi kuulama Murgi taskuhäälingut Tähevoog. Mina olen Anni ja minuga koos on siin täna Liisa ja Sam. Tere olemasse kaamerasse ja tere teile ka. Tere. Siin just hiljuti oli toimumas Eigi kontsert. Kas sa käisid seal ja kuidas meeleolu oli? Kas Eigu kontsert, võib-olla oli see väiksem, Katlas on homme, ma tean. Kui täna on 25. september, siis ühesõnaga 26. on Katlas tal. Aga ma ei käinud, aga homme ma lähen, sest ma esinen ka seal. Esined ka seal? Oo. Triigi kontsert. Selleks ajaks, kui see väljas on, vist on natuke. See oli väga hea reaktsioon. Ei, aga Triigi kontserdil ma jälgisime sisu. Triigi kontserdil. Triigi kontserdil, mitte Eigi või? Mulle öeldi Eigi kontsert. Ei, Triigi kontsert. Okei, jaa, ei, Triigi kontserdil ma käisin ja eile alles sõitsin või lendasin Hamburgist tagasi, aga kuna ühesõnaga kõik, eks ju, Tallinnas selles suhtes, Eesti inimesed läksid Stockholmi ikkagi Treiki kuulama ja tollel hetkel ma olin Põltsamaal. Pidin esinema, see oli väga kurb, et kuna ma vaatasin, räige FOMO-efekt tekkis, et vaatasin, kõik mu sõbrad on Stockholmis, naudivad ja need laulud, mis Streik esitas, olid ikkagi ühesõnaga oleks täiega tahtnud seal olla, siis mõtlesin, ma ei saa seda maha magada, et õnneks ma olen nagu ettevõtja ja ma saan ise otsustada, et ma saan minna teisipäeval Hamburgi suvaliselt ja siis minna kuulama kontserdit. Siis ma läksingi sõbraga. Ja viimati oli Treik ju Euroopas 7-8 aastat tagasi, et tegelikult nagu üliäge ja ma ei kujuta ette, millal see vend uuesti tagasi tuleb, seega pidin ära nägema. Nüüd siuke impulsiivne otsus, et... Jaa, ma olen 24 ja ma siiani elan veel tegelikult emaga, kuigi ma ostsin korteri ja ma olen ettevõtja, ehk ma saan ise otsustada, millal ma mida teen, seega ma läksin teisipäeval Hamburgi kontserdile ja jah. Aga võib-olla räägiks siis sellest korterist, mis sa hiljuti siis soetasid. Et kuidas see siis plaan tuli, et... No, ma ei taha olla 25 ja öelda, et ma elan siiani emaga, et tegelikult see oli fine, vaata. Et ma olen sellest varem ka tegelikult päris palju artiklites ühesõnaga rääkinud, küll podcastides, küll ajakirjanduses, küll igal pool mujal, et minu arust on see igati fine, kui sa kasutad ära vanemate juures elamist, et sa saaksid endale nagu põhja alla. Need noored võib-olla, neid ma võib-olla mitte kritiseeri, igal ühel oma selles suhtes nagu käekäik või kuidas iganes nad eks ju toimetavad selles suhtes, aga see on lihtsalt nii hea võimalus kasutada ära näiteks seda, et ala sa käid koolis, kooli teed ära, võib-olla mingi paar aastat oled natukene veel vanemate juures, säästad, et sa saaks osta või üürida pigem mitte, eks ju, et ikkagi osta ja teha see esimene kinnisvara investeering ka, et see on lihtsalt nii hea võimalus, sa ei pea, ühesõnaga viga, mida ma ei taha teha, öelda on see, et igal ühel on eks ju sama teekond selles suhtes, et ei ole kaugeltki mitte, ma saan sellest väga hästi aru. Osad näiteks juba aitavad, ma ei tea, 21-aastaselt ka vanemaid näiteks laenu maksta, kommunaale maksta, ostavad ise koju toitu, mida kõike muud, maksavad auto eest, et nad saaksid koolis käia kusagilt kaugemalt. Et igal ühel oma teekond, aga õnneks mul neid kulusid ei olnud ja ma säässingi juba, ma ei tea, 19-aastaselt saadik väga eesmärgiliselt, et ma saaks osta nüüd 24-aastaselt endale esimese korteri, küll kodulaenuga selles suhtes, aga ikkagi ma saan nüüd välja kolida ja selles suhtes saan lõpuks nagu iseseisvalt elama hakata, et see on äge ja küll ma varsti hakkan TikTokis jagama ka kõike seda, kuidas iseseisvalt siis elada on. Ja kas see korteri osta kuidagi see idee, et säästa raha ja tuli selle Swedbanka koostöödega, mis sa ka pidevalt teed? Ja Swedbanki koostööd on ka selles suhtes ilmselgelt mõjutanud, et kunagi äkki 3-4 aastat tagasi oli esimene koostöö ja siis ma tegelikult ülikooli ajal läksin ju Swedbankiga praktikale 3 kuuks, et juuni kuni august ma olin Swedis praktikal, sain väga palju erinevat kogemust, et mul oli võimalus varjutada erinevaid osakonna juhte, ala eraisiku valdkonda, privaatpangandust, ettevõtete pangandust, ühesõnaga laenuosakonda, väga palju erinevaid kohti sain näha, et kuidas need asjad toimivad, väga palju kontakte, tutvusi sain ja selles suhtes, et teadmisi samamoodi, eks ju, et seda ma olen juba nagu ma arvan, noorest peast teadnud, ma ei tea, 18-19, et nagu üürida ei ole, üürimis võib-olla siuke hetk noore inimese elus on paljudel vajalik, sest lihtsalt ei ole võimalust, eks ju, sul ei ole, ma ei tea, 15-20 000 eurot, mida panna kusagile korterisse, eks ju, et seda raha peab ikkagi mitu aastat koguma ja see üürimine on selles suhtes mingil hetkel lihtsalt kohustuslik osa sinu noore elust, eks ju.
aga õnneks taaskord, et kuna mul oli võimalus säästa, siis ma säästsin ja ma sain kohe osta, et mitte maksta kellelegi teisele seda raha, vaid ikkagi nii-öelda ma maksan tükiliselt enda nii-öelda kodu kinni ja lõpuks on see täielikult minu oma, et ei ole ei panga oma ega kellegi kolmanda inimese oma. Okei. Väga lahe. Aga sa oled siin rääkinud, et sa oled niisugune ettevõtja siin, aga samas sa oled ka artist, et kumb sul siis ikkagi enne tuleb? Kas sa oled pigem niisugune, käid esinemas või sa eelistaksid teha siis sellist ärindust? No nad käivad käsikäes selles suhtes, et ma ei saaks olla ettevõtja mingil määral, kui ma ei oleks artist. Et mida ma sellal silmas pean, on see, et kui ma käin esinemas, kui mul on igasugused, ma ei tea, sisuloome koostööd, kui ma lasen loo välja, siis ma olen selles suhtes iseseisev või sõltumatu artist, et mul ei ole ühtegi labelit, mul ei ole mingit suurt meeskonda taga, kes minu eest teeks neid otsuseid või seda tööd ära, et need lood saaks välja, et need lood jõuaksid teieni ja nii edasi. Et esinemistega täpselt samamoodi, et minu muusikakarjäär ongi ettevõtlusteekond ja ma olen seda ehitanud enda brändi või samamoodi, eks üles, või võiks öelda, et olen seda samamoodi ehitanud üles viimased 6 aastat, et sellest hetkest saadik, kui ma esimese loo välja andsin. Ja üks hetk läks see üpriski strateegiliselt ikkagi, et mul mingit strateegia suuri plaane ei ole, aga enda 32 kui ma käisin 32, ma kohtusin 11. klassis enda mänedžeriga, kes tollel hetkel oli mu parim sõber ja siiamaani on mu parim sõber selles suhtes, kellega ma koos olen toimetanud Markusega, et nii-öelda tee jooksul on väga palju inimesi veel tulnud kaasa, kellega ma olen saanud hakata mingeid ülesandeid jagama ja kellega ma olen koos saanud siin asju tegema hakata, aga suuresti on see vastutus ikkagi minul ja igasugused mingid ärilised otsused, et kas ma nüüd investeerin sellesse loosse, ma ei tea, 10 000 eurot, kas ma investeerin siia albumisse 25 000 eurot ja nii edasi selles suhtes, et kõik siuksed asjad ikkagi ettevõtlusteekond ja kõik on nagu väga palju on investeeringuid, väga palju on suuremaid otsuseid, mida on vaja teha ja nii edasi, et selles suhtes need käivad käsikäes. Ja sa mainisid oma esimest lugu, enda esimest laulu. Räägi natuke, kuidas see valmis, mis selle idee taga oli? Ma ei tea, kas ma tahan seda lugu jagada. Mu esimese laulu nimi oli Laudur, sest ma olin 9. klassi poiss ja millest ma veel mõtlen, kui mitte kõigest põnevast, mis ei ole kättesaadav, eks ju. Et see oli väga jabur, see oli väga toores, seda tänasel hetkel, ma ei saa, no seda ei kuulatud ka palju, loogiliselt, sest see oli täielik praht, ma ütleks, et see nagu, see on igalt poolt maha võetud selles suhtes, seda ei saa minu teada kusagilt kuulata ja see on nagu põhjusega, et mitte seal midagi nagu hullu ei olnud selles suhtes, aga see oli väga klassikaline, ma ei tea, kas te teate, aga see SoundCloudi generatsioon, kus nagu kõik alguse sai selles suhtes 7 aastat tagasi, siis see oli väga sarnane mingi selles suhtes, et minu inspiratsioon tollel ajal oli Sipelga 14, kes tegi minu arust väga kvaliteetset asja ja ma üritasin midagi järgi teha, aga see oli lihtsalt nagu mingi demoversioon nagu Sipelgast või ma ei oska nagu, kui ma panna tänapäeva nagu ühesõnaga kuidagi võrdlusesse, et inspireeris võib-olla jah Sipelga ja tollel ajal lihtsalt, et kuna ma olin 9. klassi poiss, siis millest ma ikka veel oskasin rääkida, et alkoholi ma ei olnud kordagi veel tarvitanud, aga tundus nagu põnev, et ja laudur on taskus, sellepärast meie jumal maa peale laskus. See geniaalsed read selles suhtes, aga need pidid minema kuskile ära. Aga sinu nii-öelda siis professionaalsel muusikakarjääril, mis oli esimene laul ja kuidas see valmis? Võib-olla kuidas see nagu läkski selleks, et nagu professionaalsemaks üle. Et laudurist sai siis professionaalne Eesti artist. Mis ka nagu Spotify'sse ja Laudurist sai Gin Tonic, läks väga professionaalseks. Tead, ei olegi nagu selles suhtes, et see kõik on ju läinud väga järk-järgult, et ei ole olnud siukest mingit ühte asja, mida ma nüüd tegin ja nüüd ma olen justkui professionaalne muusikartist, et see kõik on aja jooksul arenenud, mille osas mul on nagu väga hea meel, et mul ei ole olnud siukest hüppelist tõusu, et kõik on olnud väga lineaarne ja selles suhtes ühtlane tõus ja mul ongi tunne nüüd viimase poole aasta jooksul oli võib-olla see mingi viimane osa, et ma sain nüüd tõesti nagu selle oma mingi number 1 kätte, eks ju, et minu laul koos Aalikaga oli kõige kuulatum laul Eestis, et nii YouTube'is kui ka Spotify's ja nüüd ka Nuu samamoodi, et selles suhtes ma võib-olla nagu tooks mingid kohad ära, et või kohad tooks välja, kus ma tunnen, et ma väga, väga märkimisväärselt arenesin.
on näiteks, kui ma läksingi 32 keskkooli 11. klassis, muusikatunni raames me pidime tegema mingisuguse projekti, mille osas me saime ise otsustada, et kuidas me seda projekti teeme. Mina otsustasin kirjutada romantismi ajastust räpi loo. Ja ma tunnen, et see laul oli see, et okei, ma ei rääkinudki enam alkoholist, vaid ma suutsin nagu võtta mingi muu teema, kirjutada selle ümber laulu ja siis ühesõnaga see meeldis nagu klassikaaslastele ja see meeldis nagu koolisiseselt veel inimestele ja justkui nagu märgati, et okei, et siin nagu on nagu saab asja küll selles suhtes, kui ma nagu tõsisemalt võtaksin seda. Et see oli võib-olla siuke esimene samm, noh, mõista, kui ta välja tuli, ta ei olnud kohe siuke ülihüppeline, et vau, aga 5 jagas seda tollel hetkel, nad kutsusid meid, ma ei tea, Tartusse, Tallinnasse erinevatele keikadele, et see oli nagu täiesti ulme, ma mäletan, ma olin Pärnus tollel hetkel, kui nad esimest korda jagasid, ma mõtlesin, no mu pea plahvatab, et kuidas see võimalik on, et 5 jagas, nagu tollel hetkel nad olid täielik top 1, eks ju, no siiamaani selles, ma arvan, et Eesti kõige kuulatum bänd või üks kuulatumatest. Ja siis, kui mulle Jüri Nael ülikoolist tuli minu juurde, ütles, et ta tahaks mind ühte projekti kaasata ja see projekt oli Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertetendus, kus ta tahtis, et ma eraldi kirjutaks siis loo ja kõnetaks just noori oma küsimustega ühiskonna osas, ühiskonnakriitiline laul oli Eesti, kas sa kuuled, et see oli siuke, et okei, et noh, inimesed, kellel ma väga nüüd alt üles vaatasin, ütlesid, et see on väga hea lugu, et sa oled ülimalt hästi sõnade kirjutamisega hakkama saanud ja siiamaani ütleks, et see on üks võib-olla kõige tugevamaid lugusid, sest see tõesti on kõige kauem, see laul valmis ka kõige kauem kõikidest lugudest, ma arvan, et ja neid hetki on veel olnud selles suhtes, aga see kõik on väga järk-järgult juhtunud ja toimunud ja et ei ole võib-olla ühte siukest asja, mis oleks minust teinud nüüd professionaalse artisti, terve see karjäär siiamaani. aga kas sul on mingi isiklik lemmiklaul või mingi selline laul, mis sulle tõsiselt hinge läheb ja sa oled pühendunud sellesse oma kogu hingega? No mul esimene, mis mul praegu meelde tuli, on Kaelapidi vees koos Eiguga, sest homme on tema kontsert, eks ju. Ja see on siuke väga siiras, mul on seal ka ainult üks salm selles suhtes ja mul ei ole sinna, nagu tervesse laulu ma ei ole justkui valanud oma südant, aga see salm on küll väga südamlik, see räägib mu praegusest kaaslasest ja neid laule on veel, mis mulle väga meeldivad, samamoodi Koperdan kukun mu esimeselt albumilt, Emps vaata, kuis lendan maa albumilt, siis ma ütleks, et ma tahaks ühe laulu veel, tule isegi selle laulu nimi praegu meelde, aga ma tean küll. sa võid natuke laulda, äkki me saame aru siis. see on uuelt albumilt Südamelt ära ja see räägib mu vanaemast, aga ma ei saa aru, kuidas mul see laulu nimi praegu meelde ei tule. See on nagu veider praegu, aga oota, kuidas see mul meelde ei tule? Ühesõnaga, ma arvan, et fännid saavad aru, mis laulust ma räägin. See on seal kusagil mingi 5. laul äkki albumil. Aga ühesõnaga see laul ka, ma ei tea, mul on täielik blank praegu selles suhtes, et no kui hiljem tuleb meelde, siis saab. No täpselt jaa, siis ma ütlen, aga neid laule on ühesõnaga palju, mis mulle väga korda lähevad ja ilmselgelt need, mis on nagu otse südames kirjutatud. Ma kirjutan väga palju ka laule lihtsalt, et kirjutada laulu tihtipeale, et kõik ei ole hingest, kui ma ala räägin, et kust leida armastust, tegelikult olen 3,5 aastat õnnelikus suhtes olnud, eks ju, et see on nagu, et millest sa räägid, vaata, aga noh, tihtipeale inspiratsiooni ma leian ikkagi nii-öelda oma varasemast võib-olla elust ja noh, see ei pea olema, eks ju, ma ei räägi alati praegusest momendist, eks ju, mis mu elus toimub, et ühesõnaga jah. sul on ka lauludel väga ilusad riimid, ma tihti nagu just naudin seda kõige rohkem ja kuidas sul need riimid tulevad, et see on nii kõik read siis niimoodi riimuma saad. Kas sa kasutad riimi abisõnastikku? Ja riimiabi kasutan ka, see on väga fine, sest alati ei tule, eks ju, kuigi ta ei ole minu arust nagu nüüd alati ülikasulik, aga mingeid asju ikka, et kui on nagu väga lihtne sõna selles suhtes, millel on näiteks ala mingi 1000 vastet, mis tegelikult nagu riimuvad, siis on nagu vahepeal nagu mõnus kasutada, sest on mingi ongi täpselt sama, eks ju, manipuleerida, traumatiseerida, ignoreerida ja nii edasi selles suhtes, et seal tegelikult on nagu veel mingi 400 sõna, millel on eerida lõpp või mis iganes. Et ühesõnaga siis on nagu võib-olla mõnus kasutada, et sa näed kohe ära, mis mingid võib-olla, mis lähevad siin selle kontekstiga kokku ja siis ma saan nagu justkui sealt vaadata, aga osadele sõnadele ta ei leia mingit vastet, aga mina olen igati selle poolt, et saab ära kasutada siukseid platvorme, et ma olen nagu terve elu neid kasutanud, aga
päeva lõpuks ikkagi nagu enamus asjad tulevad otse enda peast, et see on lihtsalt aja küsimus ja töö tegemine, et see on nagu iga teise asjaga, et ma ei tea, kui sa maalid piisavalt kaua, siis lõpuks lähed ikka arened ja lähed paremaks ju, et sõnade kirjutamisega täpselt samamoodi, kuidagi oskad, mingid struktuurid on juba mu peas, mis on nii-öelda mul välja kujunenud ja kuidas ma kirjutan mingeid lugusid. Villemil on hoopis võib-olla teistmoodi, Reketil on jälle hoopis teistmoodi, et kuidas nemad kirjutavad, et see kõik on nii isiklik või nii-öelda subjektiivne, et kuidas niisugused lood ja riimid valmivad, et mul on niisugune väga lihtne struktuur minu puhul on, et 4 riimi peab alati olema enamus ajast ja seda nii-öelda, seda võib-olla struktuuri ma olen järginud viimased 5-6 aastat. Aga milline üks Eesti artistidest võib-olla sind lapsepõlves kuidagi mõjutas või praegu väga palju inspiratsiooni sulle annab? Eesti artistidest just. Jah, võib välismaa ka olla. Jah, ma mäletan, et ma umbes mingi 14 või 15 aastaseni ei kuulanud väga Eesti muusikat. Et no, tean ikka selles suhtes kõiki alates nendest klassikutest, ma ei tea, Meie meestest, Smilersitest, Termikatest, Jörpast, kellest iganes, nagu neid ma ikka kuulsin mingitugustel külapidudel või sünnipäevadel või kus iganes, eks ju, et kus ma käisin. Aga mul otseselt ei olnud nagu väiksena sihukest Eesti artisti, keda ma fännasin tohutult, aga hiljem on mul küll tulnud neid, et jah, et nagu SoundCloudi räpi ajastu alguses ma kuulasin väga palju Sipelgat, kes mind inspireeris nüüd alustama. Siis üks hetk oli Reket väga pikalt, keda ma siiamaani fännan ja nüüd nagu kõige võib-olla artist, kes on mulle nagu, kes on mind otseselt artistina kõige rohkem mõjutanud, on Nublu ikkagi, ma arvan, et tema stiil ja ma tunnen ka, et ma mitte ei jäljenda, aga üritan, olen temalt võtnud ka mingeid asju, kuidas nagu mussi kirjutada, et mis on nagu äge, et ma ei taha olla teine Nublu, ma tahan ikka Sam olla, aga lihtsalt mingid asjad, mis ta teeb, on minu arust niivõrd geniaalsed, aga niimoodi juhtubki ja võetaksegi tihtipeale inspiratsiooni kusagilt mujalt ja ma üritan selle keerata kuidagi enda võtmesse, et see oleks nagu võimalikult äge ja autentne ikkagi. Aga palju sa muidu isiklikke nii-öelda kogemusi ja emotsioone enda muusikasse paned või sa oled nagu pigem, kui tuleb inspiratsioon, siis lihtsalt kirjutad või? Kas sul on paber ja pastakas alati taskus kaasas? Ei, paber ja pastakas ei ole, mul telefon õnneks, aga ma üritan ikka panna enamus ajast ikkagi, et mul on jällegi struktuur mõeldud, et kui mul on pop-singlid või selles suhtes nagu singlid, mida ma välja annan, kas on Parasiit või kas on Gnu, siis võib-olla sinna ma ei ürita niivõrd palju mingit südant panna, et kui ma lasen albumeid välja, kas on näiteks Emps vaata, kus lendan ma või Südamelt ära, mis on tegelikult väga isiklikud albumid, kui neid põhjalikult kuulata, siis on nagu aru saada, et ma räägin seal enda vanaemast, kes paar aastat tagasi, eks ju, lahkus. Ma räägin sealt enda lähedastest sõpradest, kuidas nendega on väga helgeid, toredaid momente, jälle teisel hetkel mõned raskemad, eks ju, et ei oska kuidagi mingeid asju öelda või ei oska isegi praegu seletada ühesõnaga, aga lähedastest samamoodi, et minu kaaslasest mingeid lugusid toredatest hetkedest ja samamoodi ka kurvematest, et on ikka väga palju isiklikku ja ma tunnen, et olla autentne muusik peab olema haavatav ja rääkima päris asjadest, et mulle ei keerutada nii-öelda väga ei meeldi, et pigem võiksid siuksed otsekohesed laused olla ja mitte otse selles suhtes ilustada, on ikka tore mingisugust nähtust või mingisuguseid emotsioone, aga kuidagi jääda nagu päriseks, et rääkida asjadest nii nagu nad on ja mitte minna kusagilt mingit teist teed pidi, et Kas sa arvad, et Eesti muusikutel on piisavalt publikut? Et kui sa mõtled meie rahvale, populatsioonile, siis selles igas vanuses võib-olla inimene ei kuula sind, aga et kas sul on ka mingeid nagu eesmärke sellega seoses, kas sa oled mõelnud välismaa publikule, mingeid ingliskeelseid laule või sa pigem ikka jääd Eesti rahvale, Eesti inimestele? Ma arvan, et ma jään ikkagi Eesti juurde selles suhtes, et mul ei ole seda sisemist tahet
hakata, see on niivõrd suur protsess, see on niivõrd raske, et ma ei kujuta ette, et ma hakkan inglise keeles mussi tegema, et ma üks hetk mõtlesin küll, et ma võiks midagi teha ja katsetada, aga see on, kui sa hakkad välismaale mussi tegema, su konkurents on lihtsalt, ma ei tea, 10 000 korda, vähemalt 10 000 korda suurem, et silma paista, teha midagi teistmoodi ja isegi kui sa saad selle ühe viraalse loo, see ei tähenda mitte midagi, sest sul ikka ei ole, Eestis mul on superfännid, kes mind igapäevaselt kirjutavad mulle, tulevad igale kontserdile peaaegu kohale, et sihukest auditooriumit kasvatada on ülivõrd keeruline, juba Eestis ma olen seda teinud, eks viimased 6 aastat. Kujutage ette, ma hakkan välismaale seda tegema, sellega läheb, ma arvan, topelt aega ja ma teen 15 aastat nüüd ingliskeelset mussi, et ma ei tea, kuhu jõuda, saada mingiks, võib-olla sama tase, nagu ma praegu Eestis olen, et kui mul oli vahepeal siin 90 000 igakuist kuulajat ainuüksi Spotify's, et saada seda, ma ei tea, välismaal, mul on tunne, et see on võrdlemisi eesmärgitu tegevus, et seda, kui sa päriselt tahad teha või kui ma päriselt ükskord tahan ingliskeelset mussi tegema hakata, siis ma lihtsalt teen seda, ma arvan, nagu südamest, et ma tahangi nüüd kuidagi moodi katsetada, proovida, teha midagi muud, aga eesmärgiks ma otseselt ei võta, et hakata populaarsust kasvatama, et Eestis selles suhtes igaüks teab, rahvaarv on 1,3 miljonit, eks ju, lagi on selles suhtes ees, et ma ei saa välismaale müüa enda mussi, et osad Eesti artistid teevad seda võrdlemisi ägedalt. No ma ei tea, Puuluupi kuulatakse ka Saksamaal, vaata, kuigi nad ei saa sõnadest aru selles suhtes. Ja neid artiste on veel selles suhtes, keda kuulatakse või öelda eestikeelset mussi kuulatakse välismaal, eks ju. Aga Eestis selles suhtes publikut on küll. Tegelikult ju, ma ei tea, kui ma korraldan, või mitte ma ei korralda, aga mind kutsutakse Nõmmele esinema enda kodulinna selles suhtes, siis publikus oli, ma ei tea, ma ütleks seal mingi 400 inimest vähemalt, et tegelikult on nagu äge ja sellest piisab küll ja veel, et ei ole vaja, et iga lavaesine oleks täiesti täis inimestest, et tihtipeale need väiksemad esinemised, kus on ainult 100 inimest, on palju intiimsemad ja tegelikult mulle palju pingelisemad, sest ma pean seal igale ühele põhimõtteliselt vaatan otsa ja kuidagi muigan või näitan mingit päris emotsiooni, et ma olen öelnud ka seda, et 10 lähedasele inimesele või 5 lähedasele inimesele on palju keerulisem esineda, kui ma ei tea, 2000 inimesele suurel laval, sest seal 2000 inimesele ma ei jõua kõigile otsa vaadata, ma mõtlen sellele, neid on nii palju, et ma ei jõua siin tegelikult nagu süveneda või ühesõnaga see ei ole niivõrd hirmus, kui esineda 5 inimesele, et ühesõnaga publikut on, aga kui võrrelda juba Soomega, kus on vist 4 miljonit inimest või midagi taolist ja seal vaadata, kuivõrd populaarne räppmuusika on, siis see on nagu ulme. Ma soovitan teil uurida, kuivõrd nagu populaarne Soome räppmuss on, et see ei ole üldse nagu, see on, mis meil on see, mingi 50 kilt, ei, ma ei tea, palju see Soome lahe vahe on, aga ühesõnaga laevaga, eks ju, 2 tundi ja ühesõnaga maastik on täiesti teine, et Soomes kuulatakse ainult Soome mussi, mis on nagu ulme. Sul oli ka vahepeal siin augustikuus enda isiklik suur kontsert. Kuidas see läks? See läks igati üle ootuste, et mina arvasin, et tuleb kohale siuke 600-700 inimest, sest me hakkasime korraldama seda tegelikult kuu aega enne, see on üliväike aeg, et tavaliselt kui on siuksed suured kontserdid, neid korraldatakse vähemalt pool aastat ja seal on suured tiimid taga, kes siukseid asju nagu ikkagi ellu viivad, vähemalt 10 inimest, igasugused kunstnikud, produmeeskond, ma ei tea, valgusheli on niikuinii, eks ju, selles suhtes kontserdit ilma selleta ei saa, aga kõik, kes mõtlevad strateegia läbi, sotsiaalmeedia inimesed, turundusinimesed, üleüldine nagu korraldusmeeskond ja nii edasi, aga me tegime selle kuu aega, mina, Markus ja Aaron 3 ja kiiresti mõtlesime, et idee hakkas üldse sellest, et mul oli üks esinemine Eesti Sõjaväeorkestriga ja mõtlesin, okei, me ei saa jätta seda ainult mingiseks kinniseks ürituseks, kus me esinesime mingitele suurtele Eesti ettevõtetele. Me esitasime 3 laulu ära ja kõik kõlas nii hästi, et mõtlesin, okei, me peame seda kuidagi nagu avalikkusele ka näitama, sest see kõlas lihtsalt nii ägedalt ja helistasin neile üks päev, mõtlesin, kuulge, kas ta oleks nagu huvitatud, ideaalis teeks mingi 1,5 kuu pärast, kuu aja pärast. No aga teeme ära ja siis mõtlesin, okei, nagu Eesti Sõjaväeorkester maksab ka, kuidagi peab neile leidma raha, mõtlesin, okei, helistame Alle Kokile. Ja Alle Kokk oli ka nõus ja see käis nii kiiresti kõik, et mul oli okei, ma ei kujuta ette, mis siin saab, vaata, et lõpuks me saime kõik lukku ja siis oligi täpselt kuu aega või 3 nädalat minna, ma olin nagu pingelist iga päev kasvab, et see oli nagu ulme, et ma ei kujuta ette, kuidas piletimüük läheb, eks ju, et see suvi oli rekordarv kontserteid ka, kõik lauluväljakul rekordarv inimesi käis sealt läbi.
ma ei tea, mis siin saama hakkab, inimestel võib-olla rahakotid ammu tühjad, eks ju, ei jõua ühelegi kontserdile rohkem minna, aga 700 inimese asemel tuli 1400 inimest, et või 1300 või ma täpselt ei mäleta, aga midagi siukest, et see on nagu igati üle minu ootuste ja ma ei kujuta ette, kui see on, et kui Patarei sai välja müüdud justkui, siis ma ei tea, mis see järgmiseks on. Eestis ei ole palju rohkem suuremaid venuesid, kui on, ma ei tea, Unibet Arena või mingi Arena kontsert, et aga Lauluväljakul. neid välja ei müü. Seda kindlasti välja ei müü. Et ma ei kujuta ette, mis saab. aga mis on siis mingisugune eesmärk muusikaliselt just, et auhind oled sa võitnud, palju kontserte pidanud? Ma ei ole väga eesmärgi vend, mul ei ole kunagi olnud mingit mul oli ainus eesmärk võib-olla on olnud teha vinüül ja saada oma esimene top 1 kätte. Vinüüli ma tegin juba, eks ju, 3,5 aastat tagasi ära. Number 1 sain nüüd kätte pool aastat tagasi Parasiidiga või 4-5 kuud tagasi. Aga ma arvan, et järk-järgult mul on suht suva, kas sinna järgmisele kontserdile tuleb 2000 inimest või 2500 inimest, et peaasi, et nagu inimesi tuleb ja jääme enam-vähem nulli, et ma ei pea nagu ise peale maksma, et inimestele kontserdeid korraldada. Ja niisuguseid suuri asju teha on nii äge, et noh, see Patarei kontsert ei ole ka mingi suur kasumiprojekt, eks ju, et eesmärk on seal ikkagi nii-öelda fänne ühendada, teha midagi hoopis teissugust ja kui inimene, kes ei kuula mu mussi, tuleb sinna kohale, ta kuulab mind 2 tundi järjest, kuidas ma laulan ja ta ütleb mulle, et see oli kõige ägedam kontsert, mida ta on kunagi näinud, siis see on minu jaoks nagu, see on piisav, see on kõik, mis ma nagu vajan, et sellest päevast nagu ma saaks, minu eesmärk ei ole seal mingit 1000 taskusse lükata, et see on nagu see kõige ägedam ja ehedam emotsioon, et ütles, et tal muidu keegi kirjutaski täpselt samamoodi, et ma ei olnud mitte midagi kuulnud, sõber võttis kaasa, eks ju, ja nagu ma olen nüüd fänn, vaata, et nii ägedad bitid vahepeal, ma ei tea, kas seal oli Andres Meltsiga või mingisugused muud jutuajamised, eks ju, mis me seal tegime või mingid vaheosad, et see nagu, ühesõnaga see tähendab minu jaoks kõike, et kui inimene päriselt naudib ja võõras inimene, kes ei tea, kes ma olen või kes ei tea mu muusikat niivõrd lähedalt. Tekkis kohe järgmine küsimus, et kas Eesti laulu peal oled mõelnud, et minna? Jaa, olen. Päris palju olen ja ma ei julge midagi lubada, ma arvasin, et ma lähen see aasta, ma arvan, pigem ei lähe, aga lihtsalt projekte on niivõrd palju ja ma ei jõua kõike ellu viia. Aga see mõte on pikalt olnud, aga ma ei tea, võib-olla mõistlik kellelegi teisele see koht jätta, ma ei tea, kas on mõtet seda sealt ära krabada ja ei tea, kui ma üldse selle laulu saadan, see ei ole kunagi kindel, eks ju, et ma üldse sinna nii-öelda saan niimoodi. Et mõte on päris pikalt olnud, aga see ei ole veel otsustatud. Laulu ei ole veel, kui mul laulu ei ole, siis ei ole millegagi minna sinna. Aga kui võimalus tekib ja laul on olemas, siis mõtled? Jaa, miks mitte? See peab olema niivõrd hea laul, et ma kujutan ette, et ma päriselt läheks sellega Eurovisioonile, et ma ei viitsi seda trippi seal teha, et ma käin Eesti Laulul ära, et lihtsalt ma ei tea kuulajaid saada, et kui ma lähen sinna, Eesti Laulu eesmärk on minna Eurovisioonile, väga paljud artistid teevad seda lihtsalt, et tuntust koguda. Ja ma korra mõtlesin nüüd mingi, ma ei tea, 1,5-2 aastat tagasi samamoodi, et ta läheks teeks täpselt samamoodi. Nüüd ma mõtlen, et kui ma mõtlen Eesti peale, kui ma mõtlen Eesti muusika peale, siis ma tahaks, et sinna läheksid artistid, kes päriselt tahavad minna võitma. Et sinna ei läheks lihtsalt mingid, kes ühesõnaga, nagu ma ütlesin, eks ju, et lihtsalt meeldimisi ja et ma saaks nagu tuntust koguda natukeseks ajaks, et 5- läks ja tegi. Tommy Cash läks ja tegi ja nii edasi, et see on nagu äge ja minu arust see on õilas eesmärk ka. Minimal Wind samamoodi ei ole ju mingi pauguartist selles suhtes, kes nagu, et sa vaatad teda ja et see on nagu mingi tuli ja mis iganes, aga neil on lihtsalt ilusad laulud ja see toimib. Et ühesõnaga jah. Ja minge artistid, kes lähevad Eesti Laulule, minge Eurovisiooni võitma ikka. Aga sa oled ka sotsiaalmeedias hakanud viimastel aastatel rohkem tegutsema. Et kas see oli midagi, mida sa tegid lihtsalt lõbu pärast või midagi seoses artistiga olemiseks, et kuidagi relevantseks jäämis? Ja see tekkis küll ikkagi peale seda, kui ma juba olin mingit aega olnud artist, aga see oli pigem selle eesmärgiga, et ilmselgelt, eks ju, nii-öelda toetada enda muusikukarjääri, kuid ka lihtsalt, sest mulle meeldib täiesti lolle videoid teha, vaata, et kus ma räägingi, et kui sulatatud juust on sulatatud juust, siis miks sulatatud juust pole sulatatud juust.
pange see aeglasemaks ja kuulake üle, et seal selles lauses on iva. Aga on üks lemmikuid videoid. Ja no täpselt ja naljakas on see, et mulle saadetigi reaalselt, Valio saatis mulle sulatatud juustu peale seda videot. See on nagu, et see on nii naljakas maailm nagu see sotsiaalmeedia, et mul on nii suur justkui nagu, millest ma viimasel ajal aru saanud, mul on nii suur mõjuvõim mingite asjade üle ja kohe, kui ma näitan mingit, et mingi fänn andis mulle mänguasja, siis järgmine kord ma tulen mingilt esinemiselt lihtsalt mingi mänguasja kotiga tagasi, sest mul on lihtsalt, ma ei tea, 20 mänguasja seal kotis, mida mulle terve laivi ajal, eks ju, visatakse. Et see on nagu, mulle Põltsamaa laivil anti 5 labuubut või lafufut, ma ei tea, mis need olid nagu ja ma andsin kõik need tagasi, sest mul ei ole nendega mitte midagi teha, et nagu ma jaksan endale ise mänguasju osta või ma olen nagu sellest vanusest nagu natuke üle vaata. Aga ühesõnaga see hakkas kõik väga loomulikult, ma olen terve elu, mul on meeldinud teha mingeid lolle videosid, me kunagi poistega samamoodi ja ma lähedase poiste seltskonnaga filmisin kodus lihtsalt mingeid täiesti X-videoid, kus me tegime mingid sketši, eks ju, ja siis nagu oma sõpradele jagasime neid, et need olid nagu, mul on see mingi, väiksena tegin Minecrafti videoid ja pelasin arvutis ja monteerisin mingit CS-i asju kokku ja ma ei tea, mida kõike muud selles suhtes, et sealt on nagu see monteerimis ja filmi või mingi videote tegemishuvi ikkagi tulnud. Ja mulle meeldib lolli nalja teha, vaata, et see on nagu, või siukseid isalikke nalju isegi võiks öelda, et Bad jokes. Täpselt, ma armastan that joke nagu. Ja kuna sa oled hästi palju jälgijaskonda endale juurde saanud viimasel ajal sotsiaalmeedias ja sa oled ikkagi 2 erinevat inimest laval ja sotsiaalmeedias, kas sa vahepeal tunned ka, et sa elad 2 elu, et see paneb sind nagu elama 2 elu, et sa oled 2 teist inimest? Natukene küll ja seda ma olen nagu viimasel ajal täheldanud, et kuidagi kui ma mingit aega nagu aasta aega tagasi võib-olla suutsin olla nagu täpselt mina ise kõikidega kes mulle tänaval või ma ei tea, Viru keskuses vastu tuleb, ütleb, et kuule, kas ma saaksin pilti, siis ma olen nagu fine, ma olen täpselt praegu samamoodi edasi, aga see mingisugune asi on nüüd ette tulnud, et seda on peale mingit neid viimast 2 lugu ja seda kõike sotsiaalmeedia populaarsust nagu midagi nagu keeras ära selles, või mitte ei keeranud ära või et nagu minu puhul, et midagi oleks muutunud, aga ma olen lihtsalt märganud, et seda on ikkagi võrdlemisi ja märkimisväärselt rohkem ja üksinda mul on selles suhtes suva, kui keegi tuleb, aga kui ma olen näiteks sõprade või kaaslasega või ma ei tea, perega poes vaata, et siis ma nagu tahaks korra nagu rahulikult olla, et ma ei taha neid mõjutada sellega, aga see on nagu paratamatus, et ma olen ise valinud selle teekonna, ma ei saa otsustada sükestel momentidel, et nüüd ärge, ma ei tea, vaadake mind poes või mis iganes, eks ju, et see on okei, inimesed on uudishimulikud ja las nad jõllitavad ja mida iganes, aga selles suhtes ma olen seda märganud, et seda on viimasel ajal ikkagi märkimisväärselt rohkem olnud ja ma kuidagi võib-olla ei käi enam nagu mingi katkise särgiga poes ja mingid dressipüksid ja hommikuse soenguga vaata, aga samas käin ka, et see on siuke nii ja naa selles suhtes, et mul sisimas ma tunnen, et mul on suva, et ma olen inimene, ma võin ka poes käia nagu täpselt nagu mingi selle hommikuse outfitiga vaata, millega ma ei pea ennast kogu aeg korda tegema ja nii edasi, aga ühesõnaga mõndadel momentidel ma olen ikkagi päris väsinud, alati nagu tihtipeale pärast keikat, kui mul on tund aega laval oldud ja siis ma pean tund aega veel pilte ja autogramme jagama, et see kõik on nagu vaimselt väga väsitav, aga see on osa mu tööst ja tegelikult ma naudin ka seda selles suhtes, kui ma pärast nagu tagasi mõtlen, aga võib-olla tollel hetkel on nagu tõusud mõõnad selles suhtes. Aga kui me rääkisime sellest, et sa teed sotsiaalmeedias videoid ja et Valio saatis sulle sulatatud või juustu, tähendab, mis iganes. Ja siis kas koostööd on niisugune normaalne osa sinu elust juba, kas neid on palju, et kuidas üldse toimib, mõjutab sind? Jaa, neid pigem on, ma ei tea, neid on selles suhtes nagu võrdlemisi mõõdukalt, et me päris paljudele ütleme ei ka, sest lihtsalt kõike ei jõua teha ja kui ma kõik pakkumised peaks vastu võtma, siis mul olekski lihtsalt iga video oleks reklaam ja no seda ma ka ei taha, et enamus mu videotest on ikkagi mina ise lihtsalt jällegi seda lolli nalja tegemas või mis iganes mingid täheldused elust või kuidas iganes, eks ju.
et selles suhtes koostöid on ka ja koostöid on see, eks ju, millega ma raha teenin, eks ju, et kui tuleb mingi pakkumine, siis me teeme oma hinnapakkumise ja kui läheb läbi, siis läheb ja tihtipeale me ikkagi valime ka, kellega me teeme, et igaühega, kes mulle postkasti kirjutab, koostööd ei tee, eriti kui need on mingid kasiinod või ma ei tea, mingi alkoholiettevõte, eks ju, et seda ma ei promo ja ei turunda. Aga see on jällegi aja jooksul välja kujunenud ja need on väga konkreetsed reeglid, mis mul on ja nii edasi. Aga kuna kõik see PR, mis sa saad ja kõik esinemised, kui sa peaksid sotsiaalmeediast loobuma 1 aastaks, kuidas see mõjutaks sinu kui artisti elu, et promomine kõik, et see läheks siis päris raskeks? Jaa, see on täna ju isegi nagu muusiku jaoks, muusikud ei saa nagu ilma sotsiaalmeediata, et kui sa võtaksid mult Instagrami ja TikToki ära, siis ma ei kujuta ette, kui paljud inimesed mu mussi kuulaks, et kas kui ma lihtsalt suvalisel teisipäeval panen loo üles, kas inimesed läheksid seda nagu niimoodi kuulama või kas jutt niimoodi leviks. Et kindlasti mingil määral selles suhtes, sest Spotify's on mul ka vist üle 10 000 jälgijat või 11 000 jälgijat, et see nagu nendeni jõuaks, aga kindlasti ma arvan, et see ei teeks nii hästi kui see, et ma näiteks promon esimesel päeval kutsun kõiki kuulama ja siis edasi on juba ka selles suhtes nagu aktiivne turundus, aga ma arvan, et see mõjutaks päris märkimisväärselt, et selles pole küsimustki, et sotsiaalmeedia ja lugude väljaandmine on täna niivõrd tihedalt omavahel seotud, et neid ühte ei saa ilma teiseta põhimõtteliselt. Aga kas sa arvad, et sotsiaalmeedia siis kui loomingu ehk laulude kirjutamisel, kas see sind aitab või pigem takistab või hoopis mõlemat? Et kuivõrd sotsiaalmeedia mõjutab minu laulu kirjutamist? Selles suhtes mõjutab, et olla loominguliselt, ma ütleks, kvaliteetne artist, siis artistil peab olema igav. Mul peab olema see moment, kus ma tunnen, et ma tahaks midagi teha, et see laulu kirjutamine ei ole ju väga tehniline, et kuigi ma tihtipeale teen niimoodi, et ma lähen istun ikkagi eraldi maha ja hakkan laulu kirjutama, siis tihtipeale mul ei tule mitte midagi sealt, eks ju, kas pastakast justkui, et selles suhtes, et see kõik selleks on ikkagi oma aega vaja ja et inimene oleks loov, tal peab olema igav. Ehk sotsiaalmeedia kindlasti mõjutab seda, sest see justkui nagu ajule on väga koormav ja kui ma iga päev veedan väga palju sotsiaalmeedias, otsin mingisuguseid ideid või teen lihtsalt videoid, monteerin ja see ajamaht on ikkagi seal üpriski suur, siis see mõjutab kindlasti minu, ma ei tea, lugude väljaandmist ja sõnade kirjutamist mingil määral, aga ma ütleks, et ma siiamaani olen üpriski selle balansi seal vahel leidnud, et ma suudan eraldi mõnel momendil laule kirjutada, ma suudan teisel hetkel jällegi sotsiaalmeedias videod teha, siis ma suudan õhtul minna esinemisele ja kõige selle vahel on nagu siuke balanss leitud, et tegelikult nagu praegu ma naudin kõike seda ja seal nagu mingit probleemi õnneks ette ei ole tulnud. No mis sa vabal ajal teed, kui sa ei ole hõivatud sotsiaalmeedia, artisti eluga ja nii edasi? Ma vaatan teiste sotsiaalmeedias juba, ma olen lihtsalt TikTokis. Tegelikult see ei ole üldse kauge, see justkui oli praegu nali, aga see on tegelikult päris lähedane, et tegelikult mul ei ole nii palju vaba aega ja päris palju on toimetamist selles suhtes, et reede õhtul on keika, laupäeva õhtul on keika, no see nädalavahetus on niimoodi, et mul on laupäev, pühapäev, mõlemad 8-11 mõlemal päeval muusikavideo võtted. Esmaspäeval läheb täiesti tavapärane trall, eks ju, pihta selles suhtes, et igasugused muud koostööd, toimetamised, et vaba aega ei ole ja kui mul on vaba aeg, siis ma käin praegu oma kaaslasega poes, otsin sisustusasju oma koju, ostan kahvleid, nuge, ma ei tea midana. Et tegelikult ma tahaks jõuda jõusaali rohkem ja vahepeal jõuan, aga praegu liiga vähe, praegu maksan tühja seda 18 eurot kuus või mis iganes. Et tegelikult jah, ma ei tea, vabal ajal olen oma kaaslasega ja siis ma ei tea, vaatame filme, käime restoranis söömas, midagi mõnusat selles suhtes, et kui ma tõesti, mul on see vaba aeg, siis ma olen nagu täiesti väljas nagu teistest asjadest, ma ei ürita, et kui mul on lõpuks see nagu hetk iseendale, siis ma üritan täiesti nagu juhtme välja tõmmata, et ma ei peaks mitte millelegi muule mõtlema, kui see on väga keeruline selles suhtes, kui sul on olnud, ma ei tea, 2 nädalat üliintensiivne periood ja siis puhka, ma ei tea, 1 päevana.
see on keeruline, aga noh, peab kuidagi leidma selle, see ei ole balanss, seda ma ei saa balansiks kutsuda, aga nii on selles nende valikus, et vahepeal on mul tõesti, suvel on niimoodi, et 3 kuud järjest andmist, mul ei ole vabu päevi, ma vahepeal suudan näiteks mingil suvalisel teisipäeval saan sõpradega, ma ei tea, Spike'i minna randa mängima, kui on ilus ilm, aga siis on jälle täpselt samamoodi edasi kolmapäevast pühapäevani ja siis võib-olla esmaspäeval jälle pool päeva on natuke vaba, õhtul jälle mingisugune esinemine kuskil koolis ja nii edasi, et tegelikult see on intensiivne, aga ma ka naudin seda väga, sest mulle meeldib tööd teha ja see töö on, see ei ole minu jaoks nagu töö, et see on justkui, see kõik ongi mu hobi justkui, mul on nagu lõbus, mulle meeldib sõita, ma ei tea, 3 tundi Põlvasse ja seal rääkida investeerimisest või enda karjäärist ja siis veel laulda omi laule otsa, et see kõik on nagu, see ei tule raskelt minu jaoks õnneks. Aga kas avaliku elu tegelasena on sul läbipõlemine ja kõik kuidas sellega toime tuled, et kui stressi on liiga palju ja suvel palju etendusi? Ma räägin sellest oma sõpradele või oma kaaslasele ja see juba väga palju aitab, et lihtsalt jagatud mure on kohe justkui pool on ära antud, et ja kui on nagu konkreetselt läbipõlemine, siis tuleb leida see vaba hetk ja mitte midagi muud, sa ei tohi mitte midagi teha, sa lihtsalt nagu, kui on päriselt see moment, kus sa tunned, et sa ei suuda enam tööd teha ja sa lihtsalt sul aju ei võta enam ja nii edasi, siis sa pead lihtsalt leidma selle vaba hetke ja lihtsalt tõmbama juhtme seinast välja, nagu ma juba varem rääkisin, eks ju, et mitte midagi muud ei olegi, mine reisile, mine puhkusele, mida iganes, et see on nagu see moment. Sotsiaalmeedias on palju kriitikat, tuleb alati, sa ei saa saad kuidagi sellest mööda. Kuidas sellega, kas see mõjutab sind palju või kuidas? Jaa, ikka mõjutab selles suhtes, et kuigi mul on võrdlemisi paks nahk, ma ütleks suvaliste inimeste kommentaaride osas nagu ala, kui ma loen Delfist, et no jälle minust mingi artikkel, eks ju, tehtud, kus mingi ajakirjanik on mingi teema võtnud, mida ma olen TikTokis jaganud või mis iganes ja teinud sellest artikli. Ja siis mingi vend paneb, et mis kuradi räppar see on, mis asi see räppar üldse on või siis ta ütleb midagi muud kolmandat ülbet ja üleolevat ja nii-öelda sõimab mind, siis nagu sellest on mul täiesti suva, ma ei usu, et need Delfi kommentaatorid päris inimesed on, kui need on päris inimesed, siis need on mingid, ma ei kujuta, et ma olen nii palju mõelnud selle peale, et kes need inimesed on ja need TikTokis on täpselt samasugused, eks ju, ma kutsun neid ma olen selle enda jaoks niimoodi lahti mõtestanud, et Delfis on nende vanemad ja TikTokis on nende lapsed ja nad on ühe pere inimesed kõik ja nad on lihtsalt kõik kommenteerivad negatiivselt ja neil ei ole mitte midagi oma päevaga muud teha. Et ma ei võta neid nagu trollijaid kuidagi nagu südamesse, et need vennad ei mõjuta mind. Kui keegi võtab midagi väga isiklikku ja kuidagi suudab nagu seda kruvi keerata täpselt mulle kuhugi, siis nagu see kindlasti mõjutab selles suhtes, eriti lähedased inimesed, eks ju, et lähedased inimesed suudavad meile kõige rohkem haiget teha, aga see on kõik juba siuke, et see ei ole, eks ju, mingi kommenteerimine kusagil sotsiaalmeedias, siis ei ole enam sellega seotud, aga õnneks need internetitrollid ei mõjuta mind, et no neid on ja nad jäävad ja ma ei saa nendest kuidagi lahti ja mul on sellest täiesti suva. Sest nad on osa sotsiaalmeediast justkui. Kas sust on internetis ka mingit vale arusaama võib-olla tekkinud, mis tegelikult ei vasta tõele? Et keegi on nagu mingi laimu teile pannud justkui või? Mingid eelarvamused. Ja. Et sa oled selline või tollene? See on hea küsimus. Ma isegi ei tea, et niimoodi oleks. No, keegi ütles mulle, et ma elan EMS-i juures, aga see on tõsi. Praegu siiani. Ei, aga ei ole vist. Selles suhtes, et ma olen nagu, ma tahaks öelda võrdlemisi puhtalt ka nagu läbinud ja ma olen siuke peresõbralik inimene. Kuigi ma vahepeal ütlen kurat ja kuradi ja siis nagu see on kõige hullem roppus, mis mu suust nagu tuleb selles suhtes. Et ma olen siuke pehme suunamudija, ma ütleks, et mind ei ole nagu, et kindlasti osad arvavad, et ma olen cringe ja osad arvavad, et ma olen pealiskaudne ja mida iganes, see on täiesti fine nagu arvake. Aga see ei mõjuta mind ka, et minu sisu ei saa kõigile meeldida. See on nagu loogiline, eks ju, et osadele meeldib, osadele ei meeldi, väga fine. Aga ma ei tea, osad armastavad, osad vihkavad. Elu ongi selline, et sa ei saa kõikidele meeldida. Aga kas siis muust nagu algusaastastel, kui sa artisti karjääriga siis alustasid, kas seal tuli palju kriitikat ja kuna sa polnud veel nii kuulus Eestis algusaastatel, siis kas see mõjutas sind ka kuidagi? Kindlasti tuli.
aga jällegi mitte nüüd mitte mingi lainete ja massidega, et selles suhtes keegi ikka ütles halvasti ja siis ma ütlesin, et okei, et see on sinu arvamus, see on fine, ma ei pea sulle meeldima taaskord. Et küll need inimesed tulid nagu päriselus mulle ka ütlema selles suhtes, mis oli nagu üllatav, aga kui ma nägin neid ja nad nagu selgitasid, ma ei tea et nendest inimestest ma ei saa niikuinii aru, kes tulevad eraldi mingi muusiku või mis iganes sisulooja või kelle iganes juurde ja ütlevad, et mulle ei meeldi see muusika, aga tšau. Või et minu nimi on, ma ei tea, Mihkel, ma arvan, et sa ei tea mind, ei teagi, aga ma väga ei ole su mussi fänn. Ja siuksed inimesed tuleb reaalselt minu juurde ja siis ma mõtlen, et miks sa tulid praegu minuga rääkima, et mulle öelda lihtsalt, et sulle ei meeldi mu muusika või kõik või. Aga sa tahtsid ikkagi nagu öelda. See on nagu naljakas, seda tuleb rohkem ette, kui te arvate nagu, et siukseid inimesi eksisteerib. Aga see kuidagi, siis on lihtsalt, et nagu, ma ei tea, sul on vist midagi halvasti nagu, et sa pead enda muredega tegelema, et kui mingi negatiivsus edasi andmine, et kas see tegi sulle nüüd parema tuju või ühesõnaga, et see ei ole tihtipeale nii ilusti öeldud ka, nagu mina sõnastasin seda praegu, et mulle ei meeldi su muusika, et see on nagu okei, arva seda, aga miks seda kellelegi ütlema pead, eks ju, aga ühesõnaga, ja nad ei sõnasta seda ka nagu nii ilusti, kui ma praegu sõnastasin, aga ühesõnaga, see on taaskord, nagu ma juba enne ütlesin eelmise küsimuse põhjal, et see on osa elust, osad on teistsugused, osad on veidrad minu jaoks ja nii on selles suhtes, osadele ma meeldin, osadele ei meeldi, et see on, ma ei tea, osa olemisest, et sa oled avaliku elu tegelane. Aga kas sul on ka mingeid riske, mida sa oled oma elus nii muusikakarjääris, finantsiliselt võtnud, teinud? Jaa, võtan iga päev riske. Ma iga päev teen mingeid otsuseid ja osad on riskantsemad kui teised. Kas ma nüüd oskan välja tuua? Ma ei tea, ongi näiteks see, et kui mul tuli minu südamelt ära album välja, siis me turunduse ja ma ei tea, albumi mix ja masteri produktsiooni, muusikavideod, mingite, ma ei tea, plakatite printimise, vinüüli printimise, merch, kõik need asjad, kõik kokku läks, ma ei tea, üle 25,000 euro, et see on nagu korralik investeering selles suhtes. Ja muidugi ma sain selle raha tagasi ka sealt, eks ju, läbi uute laivipakkumiste, mis ma sain. See, et see album lõpuks oli, eks ju, Eesti muusikaauhindadel aasta räppalbum või et selle albumi tõttu ma sain aasta räppartisti auhinna ja nii edasi, eks ju, et see kõik tuleb lõpuks tagasi ka, aga siukest riske ma pean iga päev võtma, et neid otsuseid on tegelikult rohkem, kui ma arvan ja vahepeal on, ma ei tea, mingisugused, mul nagu suur koostööpartner, eks ju, näiteks Alle Kokk ja ma mõtlen, et nendega tahaks nagu selle koostöö puhul nagu tahaks mingit teistsugust teha, aga see on siuke võib-olla rohkem siuke, ma ei tea, jaburam idee, et no mis selle asja nimi nüüd oligi, kus sa võtad selle pudeli kätte, flipid seda käes ja siis viskad maha ja siis see lendab sulle tagasi kätte. Habosh-babosh on see trend vist, eks ju. Jah, no ühesõnaga, kes teab, see teab, eks ju. Aga see on hästi loll video ja ürita seda Alle Kokile maha müüa. Kuulge, ma võtan teie nagu enda Forsammi pudeli, eks ju. Ma ütlen habosh-babosh ja viskan selle täiesti lataki maha, eks ju. Et see on ka nagu, et ürita siis seda maha müüa neile. Ma ütlen neile, et see video teeb hästi ja ma usun, et selle video tõttu väga paljud näevad Forsammi ja nad lähevad ostavad ka poest seda Forsammi sellepärast, et nad tahavad seda trendi järgi teha või nad lõpuks nagu näevadki seda, see on nende ajus nüüd rohkem ja nad lähevad ostavad seda. Ja ma sain selle maha müüdud lõpuks neile, aga see on ka nagu risk, eks ju, et igasugused siuksed asjad, aga neid ikka on ja ma üritan ikka riskida selles suhtes, et samamoodi nagu see poolhaagis, eks ju, või nii-öelda rekka tagaosa, ehk siis see poolhaagis, et sinna peale panna aasta album nüüd väljas või mis iganes, ma ei mäleta, mis sinna kirjutasin, et aasta albumit ei tulnud, aga see oli nagu aasta album küsimärk, et see oli niisugune veits nagu ifi, aga igasuguseid riske võtan. Kas on veel mingeid huvitavaid ideid, mis sa oled pidanud maha müüma? Mul niimoodi praegu võib-olla meelde ei tule, aga neid on olnud. Neid on kindlasti olnud ja võib-olla viimasel ajal isegi rohkem, sest ma kuidagi tunnen, et mingites osades ma jään nagu mustritesse kinni ja ma ei taha nagu liialt kordama jääda oma sisu, et see võiks ikkagi olla üpriski originaalne ja ma tahaks kuidagi ennast ka proovile panna, et kui ma jään liialt mugavaks, mis mul on tunne, et ma osaliselt olen võib-olla vahepeal jäänud, siis see jääb nagu, vaatajad ka märkavad seda paratamatult. Et ikkagi riskida katsetada ja käia trendidega kaasas ja ise luua mingeid trende võiks öelda või
mis mul ise, mis vaata, mul on siuke seeria TikTokis, kus ma näitan, mis inimesed mulle kirjutavad, eks ju. Noh, see on nagu, seda ma ei võtnud kusagilt, vaid ma ise nagu märkasin üks, et mõtlesin, okei, sellest saaks mingi seeria teha, vaata, et see on päris naljakas. Ja nüüd mul on, ma ei tea, TikTokis on vist äkki mingi 5000 sõnumi requesti, mida ma ei ole avanud, et see on nagu ulme. Jah. Aga kas sul on ka muusikaliselt riske on olnud vaja võtta? Ehk kas on mingi laul, mis sul praegu ikka mõtled, mis ma mõtlesin, et miks siuke laul tuli ja kahetsed selle laulu välja? Jaa, on küll, osad laulud on, mis on lihtsalt sahtlisse jäänud selle tõttu, et ma olen mõelnud, et okei, ma ei taha seda välja anda, et siis arvatakse, et ma olen mingi täiesti peast soe, vaata, et mis paganama laul see on. Et on ikka neid selles suhtes riskega võetud ja tihtipeale näiteks sõnadega seotud, et kui kas ma panen ikkagi mingi selle laini või selle mingi rea siia loo sisse või ei pane. Noh, ma ei tea, kõige konkreetsem näide on Kõik mu süü lõpust on see, et ma mõtlen täna oma emotsioonidega, ma võitlen täna iseenda kloonidega ja siis ma mõtlen täna enda ploomidega, et ja noh, nagu ma mõtlen, kas ma panen selle sisse või pane, see on nii jabur lain, vaata, aga noh, kes saab aru, see saab aru ja seal väga palju mõelda ei ole vaja, eks ju, selles suhtes, aga ühesõnaga neid kohti on ikka ja on ka eraldi laule, kus ma täitsa mõtlen, et kas see on nagu see asi, mida ma praegu tahan välja anda ja kuidas see minu brändi mõjutab ja minu nagu kuulajaskonda ja nii edasi, et jah. Aga rääkides sinu esinemistest, kuna sa suvel ikka, ma arvan, et kalender oli päris täis ja kas on mingeid naljakaid hetki, me rääkisime TikTokis, sul on päris palju vahepeal viskad nalja seal ja kas esinemistel on ka mingisuguseid asju juhtunud, kus keegi midagi teeb või? Jaa, neid ikka on. No võib-olla alustaks sellest, et Nõmmel toodi mulle tulekustuti kingituseks. Et see tulekustuti, see fännil oli tulekustuti käes, ma võtsin selle käest, ma mõtlesin, et ta tahab autogrammi sellele, eks ju. Ma võtsin selle enda kätte, panin autogrammi ära, siis ütles, ei, see on sulle. Miks sa mulle tulekustuti tõid, vaata, et ma ei tea, mõtlesin, sul on vaja. Miks sa arvad, et mul tulekustutit vaja, nagu see täiesti nagu, ma vahepeal ei saa aru, mis mu fännidel nagu peas toimub, vaata. Aga no, mõtlesin, no okei, no ma võtan selle tulekustutit endal, mul ei olegi korteris tulekustutil, vaata. Ja nüüd mul on tulekustuti enda autogrammiga, siis ma võin selle autogrammi ikka sinna, vaata. Aga mis veel naljakat on, igasuguseid asju tuuakse, keegi printis minust mingi pildi välja, kus on vist mingi Ameerika lipp mustvalgelt taga ja seal peal on kirjas hakkliha. Et see oli nagu päris naljakas, see oli sellel Patari merekindluse kontserdil ka. Mõtlen, neid asju on selles suhtes, täiesti jaburaid asju on juhtunud ka, ega mul ei tule kõik asjad meelde, väga palju visatakse mingeid asju. No labuubusid või lafufusid oleme juba saanud teada. Jaa, täpselt. Ma ei mäleta, oota mõtlen, mis seal veel oli. Ühel laivil oli see, sellest ma tegin ka video, et kus mul oli, ma tulin Tartus Genialistide klubist, lõpetasin esinemise, see oli ka väga äsja. Ma kõndsin trepist alla, laiv oli läbi saanud, mingi vend kõnnib must mööda, võtab must kinni, ütleb, et kuule, et su TikToki videod on nii naljakad, et sa võiks komeediks hakata. Kas sealt tuligi see inside joke, et kõik panevad TikToki kommentaaridesse sulle komeedipilte? Jaa, täpselt. Et see oli ka nagu, ma olen nii väsinud sellest laivist, vaata 40 minti, see oli kõige palavam koht, nagu esinemiskoht, kus mul kunagi olnud, ma tilkusin higist nagu. Ja siis ma lähen sealt trepist alla, lähme kiiresti nagu autosse, et sõidame tagasi Tallinnast, kell oli mingi 11 õhtul ja jõudsime alles kell 1 öösel tagasi, mõtlesin, et lähme kiiresti, et täna nagu pilte ei jää tegema, et me oleme mõlemad nii väsinud. Ja siis see vend tuleb seal koridoris vastu, ütleb mulle, et mees, su TikToki naljad on nii naljakad, sa võiks komeediks hakata. Mida see tähendab üldse, nagu, kunagi komeediks, vaata. Ma arvan, et ta mõtles nagu koomikuks. Aga ta ei öelnud komöödi, nagu see, osad ütlevad valesti, eks ju, et komöödik, vaata, aga ta ütles komeediks. See on suva, ma hakkan tahjakehaks. Aga sulle enam pirne ei kingita? Ikka kingitakse, nüüd ma olen ka tagasi, ma ei viitsi, ma ei mäleta, millal ma ühe pirni ära sõin, sest mul on nii siiber sellest puuvillast ja ma kahetsen, ma selle nalja üldse nagu päevavalgele tõin ja üks mingi loll video ja selle tõttu on lihtsalt nagu pool aastat täidetud mu elust lihtsalt pirnidega. Ma arvan, mul on üle 100 pirni toodud. Issand jumal.
aga Jah. kust need tulevad, kas need tulevad TikTokist, teed mingit nalja ja siis inimesed vaatavad, et kingime talle midagi või? Täpselt. Nii lihtne ongi ja ma ütlen oma TikTokis, et kolmapäevad on nagu pirnid, see saab 60 000 vaatamist ja siis on ülejäänud pool aastat mu kommentaarium täis pirni pilte, kus on minu nägu peale pandud. Ja ma ei tea mida kõike veel, et see on täiesti absurdne ja. Nii et ise tõid endale kurja karja. Jaa, täpselt. Ja see on nagu see hakklihan oli täpselt samamoodi, ma seal see Vaakini videos, eks ju, ütlesin selle nalja ära ja siis see läks täiesti viraalseks, et ja siis ma nüüd olengi hakkliha pirnimees ja mulle tehakse mingid hakkliha pirni koogi retsepte ja ma ei tea, mis asju kõike nagu välja mõeldakse, et see nagu läheb väga, väga sügavale ja see on ulme, jah. Aga kas sa arvad, et võib-olla mingil määral see, et sa oled oma nii-öelda kuulajatega nii familiaarne, et nad julgevadki rohkem asju niimoodi teha? Jaa, familiaarne vist oli vale sõna. Ma mäletan eesti keele tunnis kunagi räägiti, et see vist on familiaarne ma ei ole, sest see on vist mingi, mitte armutsev, aga see on nagu niisugune isikliku või ja, nagu... Ja, ma sain aru, mis sa mõtlesid, selles suhtes ma ise olen ka seda nagu kasutanud kunagi, aga hästi sõbralik selles suhtes, eks ju. Et see on osa mu brändist selles suhtes ka ja ma olengi nii-öelda Sam ja Sam ei erine, eks ju, et nagu artist ei erine minu nagu sellest, milline ma päriselt, eks ju, olen. Et ma olengi enda arust sõbralik ja mulle meeldib fännidega jutustada ja küsida, ma ei tea, nende arvamust, et mis teil lemmiklugu on ja kui nad muljetavad, et kuidas minu kontsert nende jaoks oli, siis see on nagu ülivahva. Ja TikTokis täpselt samamoodi, eks ju, et ma olen siuke nagu kloun, ma olen nagu justkui nagu suur Eesti artist, eks ju, aga siis te näete, kuidas ma TikTokis, eks ju, käitun, et see nagu justkui need kaks ei käi kokku, aga ma olen ma ei tea, lihtsalt mina ise, eks ju, et ma ei viitsi mingit nagu karakterit ka justkui mängida, et ma olen väga fa-fa ja mind on, ma ei tea, raskesti kätte saada ja mind ei näe kusagil kunagi ja siis ma peaks peitma ennast, ma ei viitsi ennast peita, vaata, et ma ei tea, see on osa minu brändist ja see ei ole nagu strateegiliselt välja kukkunud niimoodi, et ma lihtsalt olen mina ise. Ma arvan, et see on ikka positiivne, et siis on nagu fännid tunnevad ennast rohkem. Täpselt ja ma olen nagu alati öelnud ka, et tegelikult kui te näete mind, ma ei tea, poes, raamatukogus, tänaval, linnas, kus iganes, eks ju, ja kui te tahate pilte küsida, siis tulge küsige julgelt, eks ju, et ärge kartke, et ma olen täiesti tavaline inimene selles suhtes, et tulge küsige pilti ja kui mul nagu tollel hetkel, ma ei tea, kedagi näiteks kõrval ei ole, kui ma olen võib-olla mingi sõbraga või kellega iganes, et siis võib-olla ärge tulge kiusake mind, et aga kiusamine on vale sõna selles suhtes, aga siis kui ma olen nagu, ma ei tea, kellegi lähedasega, siis nagu, ja te teate, ja te näete, et ma olen, ma ei tea, kohvikus istun kellegagi, räägin juttu, siis nagu võib-olla mitte, aga kui ma üksinda kuskil olen ja kõnnin, et siis nagu tulge julgelt ja küsige, et jah. Aga ma arvan, et meil on küsimused sulle otsas. Me oleme päris pikalt juba vestelnud ja meil oli väga tore. Ja mul samamoodi, väga tore oli enda elu üle järgi mõelda ja teie küsimustele vastata, et aitäh, et te kutsusite. Aitäh, et sa tulid.